hiljem järgi vaadata. Aga hakkame siis vaikselt liikuma ja need, kes tulevad, need siis ma liidan vaikselt juurde. Ja alustuseks üks väikene küsitlus arenguvestluse kohta ehk etappide kohta. Senikaua, kuni ma räägin natukene endast ja mis ma teen, saate rahulikult vastata ja siis vaatame üle, et mis on teie arvates kõige olulisemad etapid arenguvestluses. Vastamine on täiesti anonüümne. Mis ma endast räägin, siis hariduselt olen õppinud sõjaväelist juhtimist, ärikorraldust, haridusasutuse juhtimist, paberitega kutseõpetaja ja ka hetkel käimas organisatsiooni käitumise magistriõppe. Lisaks siis rahvusvaheliselt sertifitseeritud virtuaalkoolitaja ja olukorrapõhise juhtimise koolitaja. Juhtimise poole pealt on siis kogemust erasektorist, riigisektorist ja avalik-õiguslikust organisatsioonist. Suurem osa senisest töökogemusest on Kaitseväest. Olen õpetanud ka gümnaasiumist ning täna on peamised siis tegevused minu jaoks meeskonna juhtimine ja ka veidikene küberturvalisusest räägin ka ja koolitan. Nii. Vaikselt inimesed liituvad. Nii. Mis meile ütleb siis küsitlus. Nii peaks olema ka teil vist nähtav. Või ei ole küsitlus teil nähtav? Keegi võib teada anda, kas tulemused on? On nähtav. Ehk siis öeldud on siis, et enamus arvab, et ettevalmistus järeltegevus on kõige tähtsam. Tähtsad on läbiviimine, järeltegevus, ettevalmistus ja läbiviimine. Nii, tuleme nüüd tulemuste juurde tagasi, siis kui me oleme juba natukene sinna etappide juurde jõudnud. Nii, aga mõned kokkulepped siis enne, kui me edasi lähme, ehk siis mikrofoni hoiame kinni, kes tahab rääkida, võib lahti teha, kaamerad ei ole kohustuslikud. Kui teil on küsimusi, siis saate need panna ilusti chati ja seal ma saan nad riburadamisi siis ära vastata. Kas siis kohe või siis kui on õige moment. Ja kui te olete mingi väitega nõus, siis võite käemärkidega seda ilusti endast märku anda. Tänase veebiseminari siis peamised 4 punkti on see, et vaatame, mis roll teil on arenguvestlusel organisatsioonis, kuidas muuta arenguvestlus tulemuslikuks, kui pikk ta on ja mahukas ja mis on need peamised komistuskivid, mis arenguvestlusel tehakse ja millega siis kõige rohkem võidakse eksida. Nii, Maslow püramiidi tõenäoliselt teab igaüks. Ehk siis see on see vajaduste hierarhia. Tänapäeval küll vaieldakse väga palju selle üle, kas ta peab enam paika või mitte, aga ta on suhteliselt lihtne ülevaatlik, et mitmeid asju seletada. On tegelikult üks valdkond inimesi, kelle puhul see Maslow püramiid ei kehti. Kui keegi oskab arvata, kes need on, võib selle kohe praegu chati panna või siis räägi siis, kui ma olen selle slaidi ära lõpetanud. Kõige allpool on siis tegelikult need turvatunne füsioloogilised vajadused. Need on siis baasvajadused, mis on inimesel vaja katta ja see on tegelikult töökeskkond. Ja töökeskkonda saab optimeerida teatud piirini, kus ta on motiveeriv ja töökeskkonna kohta saame teada infot rahulolu uuringust.
Nüüd järgmine on tunnustamine ja kuulumine, ehk siis see on see, kuhu inimene kuulub. Ja see on nüüd see moment, mille kohta saab infot ja mida saab siis nagu toetada arenguvestlusega. Ja lõpuks on siis see kõige tipp, kus on see inimese eneseteostus ja seal saab kõige rohkem infot ja seda saab siis toetada üks-ühele koosolekutele. Ehk siis, kui te olete juhina tegutsete, siis on väga oluline, et kõik need 3 komponenti oleksid olemas, et töö rahulolu uuring, arenguvestlus ja üks-ühele koosolekud, ehk siis kogu see info, mis sealt 3 kohast saadakse, on väga oluline siis toetada, et töötaja organisatsioonis areneks. Mis siis muidugi veel oluline on see, et mõttetera, et hoolitsege oma töötajate eest, siis hoolitsevad ka nemad teie eest. Et seda on kindlasti vaja nagu meeles pidada. Nii, ma vaatan, et chatis ei ole ühtegi märkust, et kelle kohta see Maslow püramiid sellisel viisil ei kehti. Need on tegelikult kunstiinimesed. Ehk siis kunstiinimesed nendel on primaarne on see eneseteostus ja need füsioloogilised vajadused on teisejärgulised, ehk siis nende puhul kehtib see püramiid tagurpidi. Nüüd veidikene mõtlemiseks kõigile, et tegelikult ainult 34% töötajatest on kindlad, et juht teab, mida töötaja teeb. Ja tegelikult võib-olla selline kurb statistika on ka see, et kuskil 25-30% töötajatest on valmis oma juhti edasi soovitama, samas kui 70% inimese pühendumusest sõltub arengu või juhiste. Mis on siis arenguvestluse 4 peamist eesmärki on siis see, et vaadata tagasiside eelmisele perioodile, vaadata, kus täna ollakse ja kuhu edasi minnakse ning mis on väga oluline, on siis ka see juhi toetus. Siinkohal võib-olla väikene mõtlemiseks see, et mis juhtuks, kui näiteks tiimijuht lahkub töölt. Kas on suur probleem? Teatud määral küll, aga mingi perioodi tiim jätkab ikkagi sellist inertsist vana tööd. Nüüd, kui võtta teiselt poolt, et kui lahkub tiimist viimane töötaja või ka kogenud töötaja, siis tõenäoliselt tekivad probleemid. Ehk siis sellepärast on arenguvestlus kui selline väga oluline ja toob välja need kitsaskohad. Ja kui nüüd vaadata, siis arenguvestlus koosneb tegelikult 3 etappist. On see ettevalmistus, kus siis vaadatakse kõik asjad üle, läbiviimine, kus siis toimub see vestlus ja lõppkokkuvõttes siis on see järeltegevus, mis siis lepiti kokku läbiviimise ajal. Ettevalmistusperioodil või ettevalmistuse ajal on oluline see, et vaadata üle juhina või siis töötajana, mis olid need eesmärgid, mis seati perioodiks, oli see aasta või pool aastat, mis olid need tulemused, kus oli eduelamus, mis olid murekohad. Juhi poolelt on oluline see, et aru saada, et kus need mured võisid tekkida, mis olid põhjused, siis võimalikud küsimused, samuti ka vestluse struktuur ja mis ma olen lõpuks pannud, on märkmed töötaja kohta. Ehk siis see on see olukord, kus siis juht peaks panema rõhku sellele, et aru saada, milline töötaja on, kas ta on häbelik, kas ta on aktiivne. Ehk siis sellest sõltub nüüd see, et kuidas see vestlus läbi viia. Et kas juht peab olema selline, kes esitab küsimusi, et töötajat üles soendada või siis peab juht mõtlema mingeid nippe, et sellist hästi jutukat töötajat natuke pidurdada. Ja mida põhjalikum on ettevalmistus, ehk siis see informatsiooni kogumine eelmise perioodi kohta, seda lihtsam on seda vestlust hiljem läbi viia, sest kogu informatsioon on oluline olemas ja seetõttu on ka tegelikult ettevalmistus väga tähtis. Läbiviimise puhul on siis oluline selline sissejuhatus, soojendus ehk
ei ole mõtet kohe asuda, et kuule, räägime nüüd, et mis tegid eelmine periood, vaid kõige lihtsam, kuidas nagu sellist läbiviimist alustada või läbiviimist edukalt käima lükata, on siis niisugused lihtsad küsimused, et kuidas läheb, kuidas ennast tunned. Kui on mingisugune eriline töökäsi, siis alati küsida, et kuidas sul sellega läheb, ja siis inimene nagu lõdvestub ja hakkab rääkima, et teda huvitab, mis praegu toimub. Väga oluline on anda tagasisidet ja ka edasisidet, ehk mitte hakata kritiseerima, vaid leida ja toetada töötajat, kui ta midagi on teinud, ja öelda, et järgmine kord võiks teha midagi teisiti, aga mitte öelda, et kuule, et sa oled nüüd ikka päris kobakäpp küll. Et see tõmbab inimese lukku. Läbiviimise teine väga oluline osa on see, et vaadata, kuivõrd tuleva perioodi eesmärgid kattuvad, ja siin on oluline, et vaadata, et nii töötaja enda eesmärgid kui ka organisatsiooni eesmärgid, ja mida rohkem need kokku langevad, mida rohkem on neid kokku võimalik viia, seda efektiivsem on arenguvestlus. Ja lõpuks on siis see, et lepitakse kokku, kuidas edasi minnakse, mis on järgmise perioodi eesmärgid, kuidas saab juht töötajat toetada ja millised on need, ütleme, koolitusvajadused ja nii edasi. Ja väga tähtis on siis ka see, et see, mis kokku lepiti, sellega hakatakse ka tegelema, et ei tohi seda unarusse jätta. Ja siin on paar märksõna järeltegevuste kohta, et need kokkulepped, mis tehakse, need peaksid olema äärmiselt konkreetsed, et mitte nüüd see, et planeerime mõned koolitused. See ei motiveeri kedagi, on konkreetsed koolitused, panna paika võimalikult täpsed tähtajad, ja need kokkulepped peaksid olema piisavalt välja kutsuvad, ehk siis inimene peaks arenema. Ja nad ei tohiks üle jõu käia ja mõlemad osapooled peaksid aktsepteerima need. Nüüd väga oluline on veel, et teha enne arenguvestluse läbiviimist eelkohtumine, ehk siis kutsuda tiim kokku, rääkida ära, mis arenguvestlus endast kujutab, kuidas see käima hakkab ja mis seal siis on vaja nagu töötajal endal tähelepanu pöörata. Ja seetõttu on väga oluline siis jälgida, et ettevalmistus kui järeltegevused oleksid väga konkreetselt ja hästi tehtud. Ehk siis läbiviimine on see, kus siis lepitakse kokku, et mis läks hästi, kuidas parandada ja mis järgmisena tuleb. Nii, käsi püsti, kellel on küsimusi? Siiamaani? Ei ole. No siis lähme edasi. Kui pikk võiks olla arenguvestlus? Ehk siis sisuliselt niisugust ilusat võlurohtu ei ole, aga kuna ta koosneb 3 osast laias laastus, ehk siis võetakse kokku eelmise perioodi tegemised, vaadatakse üle, mis järgmine periood toob, ja lõpuks siis pannakse kokku tegevusplaan ja lepitakse kõik kokku, ja üle 1,5 tunni ta tegelikult ei tohiks olla. Lihtsalt inimene füüsiliselt ei jõua, ja ta võiks olla niisugused 30-minutilistes blokkides, et tavaliselt öeldakse, et täiskasvanud inimene suudab kontsentreeritult tegutseda 30 minutit või 25 minutit, kuni 25 minutit, ja siis olekski see, et mingi 5 minutit jääb aega, et nagu häälestada ennast mingisse teemasse sisse. Ehk siis ongi see, et võiksid olla selgelt niisugused 30-minutilised blokid. Et kui on mingi teema, millel tahetakse rohkem tähelepanu pöörata, siis on mõttekas leppida kokku, et kuule, võtame selleks uue aja ja räägime siis konkreetselt sellest teemast. Et arenguvestlust ei ole mõtet väga pikaks ajada. Nii, mida siis arenguvestluse küsimustiku puhul või küsimuste puhul võiks jälgida, on see, et ta ei tohiks olla väga detailne. Et ma tean, ise olen kogenud arenguvestlusel osalejana, kus on mingi pikk veebirakenduses tehtud küsimustik, kus siis juht kogu aeg midagi sisse kirjutab. Ja tegelikult on
Laias laastus viis sellist küsimust või valdkonda, millele tuleks tähelepanu pöörata, on see, et mis olid eelmise perioodi eesmärgid ja millised said täidetud ja kui midagi said täidetud, siis mis segasid eesmärkide täitmist. Et siis on see, et ja lasta siin rääkida just töötajale, ehk siis, et ta ise saaks aru, kus probleemid võisid olla. Et mitte see, et juht räägib, et see oli jama, seal ei saanud hakkama, vaid ongi see, et lasta töötajal rääkida, et see nagu näitab talle, et tema on keskpunktis. Mis olid suurimad eduelamused ja miks see oli, ehk mis läks hästi ja mis on need õppetunnid, et ka edaspidi sama hästi läheks. Nüüd, kui midagi ei õnnestunud, siis miks ja mida teeks siis töötaja ise teisiti, mitte ainult see, et mida juht teeks teisiti. Väga oluline on vaadata üle, et mis on töötaja tööalased ja ka isiklikud eesmärgid järgmiseks perioodiks. Ehk siin, nagu ma ütlesingi, on oluline see, et vaadata, et töötaja ja tema isiklikud arengu eesmärgid oleksid võimalikult sarnased ja nad saaks kokku panna. Et siis on inimene kõige rohkem pühendunud. Ja edasi siis see, et kõige lõpuks, kui on siis paigas nüüd need eesmärgid, vaadatud üle, mis edaspidi eelmises perioodis läks kehvasti, on siis lõpuks on see, et millised on need plaanid, et kuidas nüüd edasi minnakse ja millist tuge vajab töötaja organisatsioonilt ja ennekõike juhilt. Nüüd see viimane küsimus on natukene triki. Ehk me teame, et on olemas töötajad, kes võib-olla ei ole nii pühendunud ja kui tema tööalased isiklikud eesmärgid ei kattu, siis on võib-olla see moment, kus arenguvestlusest kujuneb nõndanimetatud lahkumisvestlus. Ehk siis jõutakse kokkuleppele, et ei ole mõtet edasi minna, sellepärast et inimese ja organisatsiooni eesmärgid on niivõrd erinevad, et lihtsalt seda ühisosa leida on väga keeruline ja siis on mõttekas panna töötajaga kokku selline plaan, kuidas ta kõige, ütleme selliselt valutumalt ja kõige sõbralikumalt saaks organisatsioonist lahkuda, ehk siis ta saab omale võib-olla tööd leida, senikaua saab organisatsioon ise endale uut töötajat värvata ja kuidas see tema know-how saaks edasi antud. Mis on siis peamised niisugused eksiarvamused või apsakad, mis toimuvad, on siis see, et inimestele silmast silma ei edastata eelinformatsiooni arenguvestluse kohta, et ma olen ise kogenud ja ei ole just meeldiv, kui juht ütleb, et kuulge, näete, siin on link, minge vaadake, tehke see ära. Ehk siis kõige kindlam on see, et võetakse see 15 minutit, inimesed kokku, räägitakse ära, mis on see arenguvestluse eesmärk, kuidas ta toimub, nii edasi, et siis ka inimesed näevad, et see asi läheb ka juhile korda. Kohtumise alustamine, millele ma juba viitasingi, seda, et hakatakse kohe rääkima eesmärkidest, asjadest, probleemidest. Alati on hea teha väike soojendusküsimus, kuidas läheb, kuidas sa ennast tunned, kuidas sul üks või teine asi edeneb. Et siis see on niisugune selline sulatab ära. Arenguvestluse tulemusena lepitakse kokku ainult töötaja eesmärgid ja tegevused, ehk siis mida töötaja järgmine periood teeb. Ja unustatakse ära see, et mida juht peaks, võiks nagu töötaja hüvanguks teha ja mis ta vajab selleks. Ma olen ise kogenud arenguvestlusel osalejana, et ei toimu ettevalmistust, ehk siis juht tuleb kohale, võtab selle oma ankeedi ette, istub arvutis ja täidab jooksvalt ankeeti ja sisuliselt 60-70% vestluse ajast töötajana ootan, kuni juht kõik asjad kirja saab. Et see ei motiveeri eriti kedagi ja seetõttu on alati vaja kogu see arenguvestluses ette valmistada. Juht hakkab pihta kohe ise, et mina vaatan need eesmärgid üle, nii siin olid probleemid, seal olid murekohad, mida me järgmine periood teeme, et
see on see moment, mis tõmbab töötaja lukku. Ehk siis ta ei taha enam, ta ei ole aktiivselt kaasas ja ta üritab ennast kaitsta probleemide eest. Ehk mitte kunagi ei tohi arenguvestlust alustada probleemidega ja mitte kunagi ei tohi juht seda oma punktidega alustada. Esimesena võtab sõna ja hakkab rääkima töötaja. Ma olen ise tihti märganud, et unustatakse ära inimese isiklik arenguplaan, ehk siis mida ta isiklikust perspektiivist saab teha. Ehk siis see on see oluline moment, et mida ta teeb väljapool tööd. Sest tegelikult on ju töötaja või tööandja üks huvi on ka see, et töötaja püsiks äärmiselt kaua organisatsioonis sees, sellepärast et tema kogemus, oskusteave on see, mida kuskilt niisama ei saa. Ja seetõttu on väga oluline aru saada, et mida huvitab töötajat isiklikus plaanis, kuidas ta seal läheb. Sest me ei saa ka eitada, et kui töötaja tuleb hommikul tööle ja tal on kodus probleemist, ta võtab need tööle kaasa ja see mõjutab töötamist. Seega on oluline, et tööandja suudab ka aru saada, kuidas töötaja isiklikult tahab areneda, kus tal on sellised kitsaskohad. Ja siis järgmiseks, nagu ma ütlesin juba ennegi, et tihtipeale tehakse plaan valmis osaliselt, kuidas edasi minnakse, kuigi võib-olla need eesmärgid ei ole väga selged ning võib-olla oleks hoopis mõttekam teha sellist lahkumisplaani. Ehk siis see on see koht juhil, kus juht peab otsustama, et kas see inimene sobib meeskonda, kas tal on võib-olla mõttekam liikuda organisatsiooni sees edasi või siis üldse organisatsioonist välja. Et need on ka need valikud ja neid tuleks arvestada. Nii, kas on küsimusi, et me hakkame siin lõpule jõudma juba, et see pool tunnikest lendab hästi kiiresti. Et meil on 1-2 asja veel jäänud siin õhku, enne kui me saame otsad kokku tõmmata. Nii. Aga siis, nagu sai öeldud, on osalejate organisatsioonide vahel on võimalik saada soodustusi ja üks oli see, et kus on kõige rohkem osalejaid, sellel on üks arenguvestluse meistriklasskoolitus 50% soodsam. See läheb Clevonile või Cleveron Mobility'le, ehk siis nende poolt oli kõige rohkem osalejaid. Nii, aga nüüd ma teen väikese vahetuse. Nii, nüüd peaks olema näha Exceli tabel. Nii, valgetes ruutudes on teiste registreerinud organisatsioonide nimed ja nüüd ma palun kellelgi öelda ühe numbri 1-13-ni, kes on üks organisatsioon, kes saab 25% soodustust koolituselt. Kas keegi julge mulle öelda ühte numbri suvalise? 7, nii. 7 taga on Tehnopolis Ülemiste, nii, ja nüüd üks veel number. Täna on 13. 13. See on Milrem Robotics siis. Aga nii. Nii, nüüd ma panin tagasi esitluse. Kui teil on rohkem küsimusi sellel teemal, siis võib mulle meiliga saata, vaadata koolitusi kodulehelt ja samuti võib jälgida LinkedIni postitusi, mis ma teen regulaarselt. Ja jaanuaris on plaanitud samasugune lühikene
veebiseminar teemal olukorrapõhine juhtimine, kuidas valida sobivaim juhtimisstiil, ehk siis minu seisukoht on see, et ei ole olemas head ega halba juhtimisstiili, on juhtimisstiil, mis sobib konkreetsesse olukorda konkreetse töötajaga. Nii, kas teil on hetkel veel tekkinud küsimusi? Kui ei ole, siis tänan teid kuulamast. Ma saadan lähiajal meiliga lingi, kust te saate tänast esitlust järgi vaadata. Kui teil on küsimusi, ettepanekuid, mõtteid, siis neid võib alati mulle meiliga jagada. Aga tänud kuulamast ja kohtumiseni jaanuaris. Aitäh, Kristjan, jõudu sulle! Nägemist!